Oru osavalda ehk teisisõnu Oru piirkonda kuulub 15 omanäolist küla. Need on Auaste, Inküla, Jalukse, Keedika, Kärbla, Linnamäe, Mõisaküla, Niibi, Oru, Salajõe, Saunia, Seljaküla, Soolu, Uugla ja Vedra. Iga üks meist on oma nägu ja tegu, ajades oma küla asju. Samas oleme alati koostööks valmis, sütitame vastastikku oma tegemistega naabreidki. Orukandi küladesse jagub palju sooja südamega särasilmseid ja aktiivseid inimesi. Räägime sulle Orukandi külade lugu. Juba 1990. aastatel alustas aktiivse tegevusega Keedika külaselts, kes on sõna otseses mõttes maale ehk oma külaplatsile toonud Eesti popimate artistide koorekihi. Osalenud lauluga maale sarjas. Tõmbab, näiteks täna ma olen sellises kohas, kus ma tõesti kunagi olnud ei ole. See tõmbabki, et Eestimaa peal nii palju ilusaid paiku, kus ma veel olnud ei ole. Järelikult peab see saade kestma igavesti, et ma jõuaks igal pool käia. Võib-olla on tänane saade fenomenaalne ka selle puhul, et kas sa teadsid, et Keedika külas elab 40 inimest. Oled sa nii väikses kohas kunagi üldse esinenud? Jään vastuse võlgu, arvan vist mitte. Ja tähistanud ära vist kõik rahvalikud tähtpäevad. Kärbla küla on pisike ja ühtehoidev. Tammeoru talu garaažikinost näidati Eesti 100. sünnipäeva puhul 100 Eesti kinofilmi. Meisterdati ühiselt talude silte, käiakse üheskoos põnevatel väljasõitudel. Eesti suurima maa-aluse jõe järgi nime saanud Salajõe küla rahvas pidas aastaid oma puhta kaevuvee eest võitlust. Täna saame öelda, et edukalt. Salajõe külas osatakse väärtustada siinset ajalugu ja üheskoos hoolitsetakse kirglikult ümbritseva looduskeskkonna eest. Seljaküla suitsusauna selts Suss ehitas valmis pesuehtsa suitsusauna. Väikese küla suured rõõmud. Selg puhtaks Seljakülas. Mõisaküla omad käivad koos 2- ja 4-jalgsete kaaslastega tegemas pikemaid kõnnitiire. Külakorda üksteise pool uudiseid vahetamas ja muidu plaani pidamas. Külas töötab unikaalne munapood. Loominguliste soolukate korraldatud ettevõtmised juba fantaasiapiire ei tunne. Rehetoa Akadeemia on ümbruskonda ohtralt tarkused eripuistanud. Soolu Lõõts ja Tursa metsalava kontserdid toovad sumedatel augustiõhtutel ikka ja jälle kokku hulgaliselt mõnusa muusika sõpru. Vedrakate juures saab targemaks õlle valmistamise, kala käsitlemise ja õunappuude lõikamise küsimustes. Viimastel aastatel veedavad orukad ja nende rohkearvulised külalised oma jaaniõhtu just nimelt Vedras, ehtsal ja ehedal külajaanikul. Jalukse külaelu on peale aastaid kestnud puhkepausi taas hoo sisse saanud. Põlvkond on vahetunud ja uued teotahtelised eestvedajad toimetavad. Korda tehti ajalooline pritsukuur ja hommikuni kestvad augustikuised külasemmanid on oodatud traditsiooniks saanud. Saunia, üks meie suurimaid kogukondi, lõi oma külaseltsi möödunud aastal ja on Orukandi külade ellu tõeliselt särava meteoriidina sisse sööstnud. Nemad teevad kõike suurelt, põhjalikult ja kaasahaaravalt.
Oru küla on nagu Linnamäe väike vend, sedavõrd lähestikku ja kokku sulanud. Ligi pool sajandit põlvest põlve tegutsenud mesilasse on asja olnud küllap kõigil orukatel. Pealt näha väikese ajaloolise mõisasüdamega Uuglasisu on suur. Siia on koondunud 3 üle Eesti tuntud kaubamärki: Linnamäe lihatööstus, looduskosmeetika ettevõtte Lumi ja Kanga džungel, kes kõik jõudumööda kogukonna tegemisi toetavad. Meie kõige pisemad külad, Auaste, Inküla ja Niibi, võtsid vastu väljakutse ning võõrustasid lahkelt Linnamäe kontsertite päeva 100 külalisi. Muidu toimetavad tublisti isekeskis, aga aeg-ajalt tulevad ikka keskpõrandale kokku ka, kas siis Orukandi külade ümarlauale, Oru Otile kauplema, Linnamäe rattasõidule või kultuurisaali juurde oma küla kuuske kaunistama. Linnamäe keskus ümbritsevate külade jaoks, Oru kultuurisaal, Oru raamatukogu ja postipunkt, Oru kool, Linnamäe lasteaed, Lassimaja, Oru Oti laadaplats, Oru spordiklubi et spordirajatised, Janekuut, Burgeri akadeemia, Linnamäe Coop.